Tähendab, käisime enda alusega, tõime naise onu alused, tõime Peipsi pealt ära ja siis otsustasime, et sellega võiks nagu mere peal natukene ringi liikuda. Noh, nende rännakutega jõudsime siis Uhtjõud läbi käia. Siis vaatasime, et seal edasi on veel mingi saar. Lähme siis siia. Vaindla saar, okei. See olid venekeelse sildid peal, üks oli Vaindla. Mina ei olnud sellest kuulnudki ausalt, et pärast hakkasin vanemate inimeste käest kuulma, sest Vene ajal ei tahtnud keegi neist saartest rääkida. Uhtjõudest räägiti, seepärast Uhtjõu oli kõige lähemal rändpüügi koht. Aga Vaindlast ei rääkinud mitte kunagi, mitte keegi. No ja siis oli siukene asi, et eks siis sai mõningate seltsimeestega seal peal käidud, ööseks jäädud, tagasi tuldud, et tore vahva saar. 91. aastal mul oli pistmist piirivalvega. Et kuna siin neid algajaid, piirivalvureid aitasin, kuidas mina aidata jõudsin siin küll jalgrataste ja ma ei tea millega. Et kui teaksite seda, et mõni logistik tõi 2 piirivalvurile nädalaks purgidošonkat, siis nad pidid kuskilt midagi muud ka saama. See oli nädala toit, ülejäänud oli oma asi, kuidas hakkama saad. Nii. Näitleja Pärn. Ja siis sai nagu Vilguga räägitud, et nemad teevad värki piirivalvepunkti ja värgid ja siis ma ütlesin, aga kas seda tead, et mere peal on üks saar ka? Sihukene asi sellises kohas. No siis oli juba rüüstamas käidud. Siin olid purtsemad, olid 20 tonni diislit ära vedanud ja kenekad ära vedanud ja ma ei tea, mida veel seal. Noh, väga hull ei olnud. Ja siis otsustati, ei, siia tuleb valve peale panna. Nii, okei, 93. aasta mais siis me saime nagu mehed peale sinna. Rutto Rein ja Toomeen ja mõned veel olid esimene sats. Ja siis mina tulin nüüd, vahetasin neid välja, eks ole, seesama Kirsimäega, kes siin praegu peale tuli. Ja siis hakkas see asi hauduma, hakati tegema seda nii-öelda mereseire võrgustikku. Ja siis oli Arulal nagu kindel nägemus, et siia peab üks radar tulema. Ja tegelikult oli veel Arulal oli teine nägemus ka, et teine radar oleks tulnud Mohni, mitte Jumindale. Sellepärast, et ma ei karda seda rääkida, aga Mohni tagune on pime siiamaani. Mohni on ikka vastu lina. Jah. Et need olid nagu esimesed mõtted ja siin 97 oli üks esimesi kaldaradareid, mis nagu neid uuemaid, need termasid pandigi oli Vaindlasse. Igal pool mujal olid mingi Soome annetused, Soome prügimeelt saadud rakkaltekad ja termad ja mingisugused, noh, ütleme niimoodi, sellised, mida siin seesama teet ja siis Raudsepa teet ja Arulas ellu äratasid. Sisuliselt Bergis meil oli radar, mida ma kõigepealt puhastasin kanasitast. Et teda tööle saada üldse, tööle sain. Aga kanasitta oli ka paksult peal. Ja siis oli alguseid ajateenijad meil peal 95-ndani. See oli nagu karistuspataljon. Niimoodi, et Narva Jeesus saadeti piirivalve ajateenijad, kes ei millegi hakkama saanud, saadeti Vaindlale asumisele. Aga see asumine oli neile väga meeltmööda. Nad ei tahtnud enam tagasi minna. Need, kes asumisele saatsid, need eksisid rängalt. Seepärast meil kalapüüdis võimalus. Ja tegelikult olid normaalsed kutid ka. Iseenesest olid. No, erandid oli, mõni üksik oli, jah. Ja pätte ka, jah. Mitte pätte, aga uimasid oli. Pätte ei olnudki, magasid postile siukse asja. Ja siis see värk hakkas kujumine, siis 80, uus radar tuli kas 2003 või? Siis kui kogu seire sai. Jaa, siis kui kogu seire tuli. Muidu põhimõtteliselt me olime siin radari valves 24/7. Millal sina läksid pidevalt peale?
mina läksin 94 juuni, esimene nädal. Et teenistusse tulin. Ütleme niimoodi, et ma tegin endale töökoha. Tänu sellele, et Vilguga rääkisin. 20 aastat rohkem tegelikult. 20 aastat ja 20 aastat 7 kuud. 2000, jah, 12-16, jah. 22 aastat üksikul saarel, kui mulle kui Robinson. Tead, soovitan sul. Ma pean sinu siia panema. Ei, siia ei saa enam. Siia on natuke liiga kaasajastatud, ta istub internetis. Et jätab vahele. Et siis nagu sai jälgitud siis Vene allveelaevades ja transporte ja liikumisi ja ühe laeva hukkumist reaalselt nähtud, õigemini hukutamist. Siin Uhtjute kõrval see lätlaste laev, mis see peediseemnega nad ise põhja lasid, et kindlustuspettus moodi asi oli. Ja siis oli siis oli üks, mida me pealt kuulsime ja ka nägime, oli Rotskeri juures. Mul ta laeva nimi meelde praegu, mis raaduga ta oli või midagi siukest. Ja see tõi Peterburi meditsiinitehnikat, terve laev oli täis. Et pärast ma ajakirjandusest lugesin, mingi, ma ei tea, mitukümmend tuhat tonni, seal oli meditsiinitehnikat sõna otseses mõttes peal. Ja okei, raadiovestlus selle Peterburi traafikuga oli midagi sarnast, et Peterburi traafik kutsub välja, eks ole, alust, et muutke kurssi, et muidu te olete madalikul, eks ole, et teil on kiilu alus sügavust peaks nii palju olema. Nii, vaikus. 4-5 korda kutsuti. Ja siis ühe korra tuli see, et nada это радуга слышит. No, ja seis on ju. Siis Peterburi traafik küsib, что случилось? А мы здесь погнали. No, pani täie käiguga 15-20 sõlmega paid Rotskeri madalikku sisse. See laev on seal siiamaani. Kui on hea ilm, see on näha üle. Ja siis ja see sama suur kui saar, Rotsker. Siis oli niimoodi, et noh, Peterburi traafik küsis, et а что случилось? Ой, такой гроза, такой шторм, такой, ничего не видно был. Ma lähen vaatan välja, kuu paistab, jumala planksile veri, seal tuule õhku ka ei ole. Vaat niuksi mehi oli ka. Ja siis seda me reaalselt ei näinud, kui see alumiiniumilastiga põhja läks. Seda me kuulsime ka raadiosidet. See oli, ma mäletan, kas tankeri või see jäälõhku sõitis sisse või midagi niimoodi. Et lõhkus ennast ära, läks ise põhja ja jumala kiiresti. Nii et lähikonnas siis 3 laeva hukku nähtud. Aga kuuldud on kaugemal ka Lavassaares oli ka, seda me kuulsime ka raadiodel. Oli umbes sama situatsioon, aga seal loeti kiirust ka ja siis ma nagu mäletan midagi 20, ma ei tea, kas kaubalaev suudab selle välja võtta, 24 sõlme ja pani ka kaldasse. Nii et ma kujutan ette, mis neist meestest seal võis järgi jääda. See 50 kilomeetrit tunnis kuskil paned vastu seina sisuliselt. Siis ikka vigastatud päris palju olema. Aga see oli minu arust mingi 15 või midagi taolisse pärast radari pealt vaatasin. Ja. Et selle naabritega on igatsugu pulli saanud ikka. No üks naljakas lugu on veel, eks ole, on ju. No see, mida ma rääkisin sulle, see venelased valvasid meie piiri seestpoolt. Ja, et ühe korra olen mina vahis. Paarimees ka, eks ole, on ju. Vaatame, kurat, üks laev paneb meie nii-öelda seda, mitte vaidlusalust, aga lausa seda, mis on juba kokku lepitud piir, seda mööda lõunast põhja, aga 2 miili sees pool. Nii. No ja siis kutsume välja, eks ole,
kolmanda kutse peale vastab, on ju. Veel poolt teetat stiile barjäärsnöö patrullreidu. Okei, no siis nagu teavitasime neid, eks ole, et kuulge, et vaadake, kus te asute, eks ole, et Eesti territoriaalvetes. Ja siis vastuseks tuli, Неужели? Не может быть! Ja ma kujutan ette, et seda pilti, no see on ikka üle 20 meetri alus, raudselt. Need veel botid on ikka päris suured elukad. Ta ei ole kaater, ta on juba laev. Ja radari jälje järgi tundus niimoodi, et sellid paid 90 kraadi keerasid ja panid välja. Nii et noh, ma arvan, et üks parras käis ikka vee all korralikult. Üldse, kui nüüd päris algusesse minna, siis esimesed leiud, mis ma siit leidnud olen, on dateeringuga, noh, ühesõnaga üks piiskop Johannese münt on mul leitud, Riia piiskopi. See on siis 16. sajand. Ja sellega koos oli pitsat sõrmus. Et natukene uurides ja tuhnides, siis pitsat sõrmut läks sellesse ajastusse küll. Et mingi 16. sajand võis olla. Et see võis olla ka and nagu, et vaata omal ajal pandi kirikusse küünal, aga pandi ka mingi and jäeti ka sellesse kohta, kus pääsiti. Et see võis olla ka siukene asi siin. Aga ta ei suhteliselt nagu pinnase lähedalt, võib-olla oli pinnasest mingisugune 3-4 senti. Et selles suhtes huvitav leid. Et mis siit veel olen leidnud, on ju, siis on lähikonna tuletornidest ainuke pitsat on siit mul leitud, selle tuletorni originaalpitsat. Ja siis on Rootsi rahasid leitud. Rootsi rahasid, ma ei usu, et nüüd kalurid vedasid Rootsi raha nüüd siia saare peale, eks ole, et taskust pudelit, seda ma ei usu elu sees, eks ole. Et üks öör oli ikka Rootsi ajal oli väga kõva sõna, eks ole, väga suur raha. Mis siis, et ta vaiska raha oli. Aga ma kahtlustan seda, et pigem siin oli ikkagi mingi sõjaväepost midagi peal ja seda Rootsi raha ei ole mitte üks leitus. Aga noh, kui nüüd reaalsusse minna, siis millest juba nagu rohkem on nagu igal pool kirjutatud ja millest midagi on siis 1870. aastast alates. Et siis ehitati põhimõtteliselt selle tuletorni kordon. See tähendas seda, et selle ka kuulus tuletorni inspektori maja. See kõige suurem seal tuletorni ees. Tuletorn, siis olid toiduait, arvatavasti oli seal ka riideait, seepärast, et ma olen maal siuksi vaadanud, seal oli ka riideaida moodi nagu värvitud need asjad. Kaev loomulikult, saun, siis antud objektil ka petrooliait, mis on ainuke kivijoone neist, noh, see on arvatavasti tuleohutuse pärast. Ja siis luubikuur. Luubikuurist on säilinud ainult vundament ja vabariigiaegsed fotod, aga see vabariigiaegsetel fotodel ei ole ka luubikuuri originaal, et see olla hävinud ennem juba. Et see on juba üles ehitatud. Räägi lahti ka, mis on siis see luubikuur? Luubikuur on paadikuur, et meil ta nagu väga popp. Meil ta väga popp ei ole, aga Skandinaavia maades näiteks hoitakse siiamaani oma kalleid paate kuurides. Meil on nagu, noh, ma ei tea, mina küll ei julgeks niimoodi hoida, nagu meil hoitaks. Et vedelevad kuskil talvotsa. Et see oli, vähemalt esimese vabariigi aeg oli ta mingisugune 6-8 meetrine alus. Et sellega käidis maal produktide järgi nii edasi. Aga algselt siis oli tuletorni ülevaataja, see oli siis idapoolne korter. See oli, ütleme nii, et see korter hõlmas poolt maja sellest. See oli ainult ülevaataja enda ruumid. See oli tal kabinet, pluss siis
olmeruumid, magamisruumid ja nii edasi. Ja veel oli kolm siis tuletorni teenija hoonet, korterit ja köök. Kemmerg oli ka selles hoones sees. Et praegu seas on lihtsalt jälgitav sellest, et põrandas on nagu põrand on teistsugune sealt, et on parandatud. Nii. Ja siis petrooliaida vaadid on ka alles, kahjuks ei jõudnud neid vaadata. Et needitud vaadid, mõned tuletornis on veel säilinud, need algsed. Mohni omas on ka alles ja siis Hiiumaal, kurat, kus ma käisin, seal on ka need neljakandilised, need needitud, need on ka alles. Tahkunas, ja. Ilmar, mul onu sõbra see juures. Onu on küll surnud, aga sõber on elus. Või on teil ikka elus või? Eelmine aasta me ei käinud. Onu sõber on elus. Ei, ma mõtlen seda majakavatsi vana. Mis ta nimi on? Nüüd selle praegu meelde. Mul on nimedega viimasel ajal, ma ei tea, mis. Toomi Viktorit ma tean. Jaa. Viktor, Jah. minu sõber. Saar Peelei. Vot. Ei nad seal, ma tean, et naisega seal seda maja tegid ja taastasid ja igavene. Tal on käed küll natukene, aga ei elus. No okei, tervisi. Siin oli viimane meresid ülem oli Ants Koidumets. Ta oli, ma oletan sellepärast, et ma ei ole kirjalikku kinnitust leidnud selle koha pealt, aga ta oli vabadussõja ajal oli ta Pisuhänna autojuht ja lõpetas vabadussõja ülem autojuhina. Ta oli selle, mis see teine see suurem oli see, Vambo, ei hakka nimesid ütlema, aga ühe teise suurema, hiljem ta oli suurema selle soomusauto peal veel. Ma ei mäleta. Ja miks mulle see Koidumets hakkas huvitama, sest et siis, kui ma praegusel momendil selle tuletorni küljes seda lukku ei ole, sellepärast et pole saanud nii kaugele, et ta lõplikult korda saada, siis selle luku käepideme seest tuli kiri. Ja see oli 1938, 24 veebruar. Mis päev on, kõik me teame. Ja all oli allkiri Koidumets ja natukene sinna jutustatud. Sellega mul oli väike konflikt ka. Ma arvan, et Veeteede Amet ei tea siiamaani, et see nende arhiivis on, see kiri. Seda nõuti mult välja, et see on Veeteede Ameti omandi küljest võetud. Ja siis, kuna ma Veeteede arhiivis aeg-ajalt käisin ikka, neid majade joonisid, neid uurisin seal ja mis venelased tegid ja mismoodi venelaste need kaabeldused asjad tõid ja lõpuks ma viisin Veeteede Ameti arhiivi ka selle dokumentatsiooni, mis ma siin leidsin. Neil ei olnud koopiaid. Et siin olid need kaabeldused, utafoonid ja muud hudusireenid ja nende asjad omad ja siis elektrivarustus ja selle viisin ka sinna ja siis ma sättisin vaikselt siis selle Vaindla kausta vahele, sättisin ka selle kirja, mida nad nõudsid. Aga seda ma neile loomulikult ei öelnud. Nii et nad ei tea ise ka, mis neil arhiivis on. See on paberi peale kleebitud, nii et ma arvan, et ta säilib. Et keegi teda puruks ei murra. Mis jutt seal oli? Vaat, sest jutust ei saanud keegi aru. Ma lasin siin ühel arvutisse võtta ja teisel veel suurendada ja nii edasi. No käekiri oli selline, et ei saanud aru. Aga allkiri oli A. Koidumets ja siis see kuupäev. Ja selle sama kivi peal, kus lapsed istusid, seal on ka kirjas A. Koidumets kuni 1940. Et arvatavasti ta oli viimane punkti vanem. Aga seda muidugi võib-olla saaks Mereväe arhiivist, aga kõiki asju ka inimene ei jõua. Niimoodi, et kui kellel on toredaid abistavaid käsi, siis võiks liituda. Mis tast hiljem sai? Mis tast hiljem sai? Ma arvan, et sama, mis paljude teiste Eesti sõjaväelastega. Kas ta pani minema kuskil, seepärast, et 40. venelane siit ei tahtnud mitte midagi.
ma tean, et saartel olid meresidepostid veel tükk aega. Et need olid viimased, mis maha võeti. Kõigepealt saadeti üldse sealt nii-öelda politruki moodi mees sinna agitatsiooni tegema ja hiljem siis vahetiti mehed välja. Ja kui keegi väidab, et Vene ajal ei olnud nagu eestlast majakavahte, siis siin Vaindlus olid 50-ndad olid Eesti majakavahid. Ja esimesed, kes neid remontima tulid pärast sõda, olid ka eestlased. Et seda, et kõik venelased topiti siia, see on loll jutt. Et see lihtsalt on, ma ei tea, kellele see kasulik on valetada, aga täpselt nii ta on. Et iga võim ikkagi arvestab seda, et kohalik teab kõige paremini neid olusid ja asju. Et selle kõrvalt võib õppida keegi teine. Ja seal on see moment ka, et see ei ole ühelegi poolele kahjulik, vaid see tagab ohutust. Jah, täpselt nii. See ei ole mingi sõjaline operatsioon või? Et see nüüd nii palju siis Koidumetsast, aga siit käidi ka talvel näiteks Kunda sadamas jõulukuuse järgi. Ja sellest oli isegi sina oled ka seda artikli lugenud, Uno on lugenud Virumaa Teatajas, kuidas nagu nad kuidagi hiljaks jäid või mere peal kadunuks said vahepeal. Et oodati, aga jõle hilja jõudsid kohale. Kui ma õieti mäletan, kas see midagi nii, et nad olid jäätriivistuid läbi vist või? Jah, et nad olid maale saanud ruttu, aga maalt tagasi oodati ikka päris kaua, et mehed olid merel vaeva neid.